Tere kõigile, mina olen Maicel Astur ja te olete vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC 315 ja võtame ette 3 kõige põnevat fighti minu jaoks ja ennustame, kes lahkub puurist võitjana. UFC 315 toimub siis 11. mail Kanadas ja esimene fight, millest täna räägime, on Jose Aldo versus Ayman Zahabi. Jose Aldo siis kõigile tuntud featherweight'i kaalu GOAT, oli pikalt tšempion üle pea 5 aasta, kaitses oma tiitlit, kui siis kaotas Conor McGregorile selle kuulsa 13-sekundise knockoudiga. Peale seda mees mõndagi hiljem pani karjääri maha, siis tuli tagasi ja läks uude kaaluklassi, ehk siis nüüd on bantamweight'is. Ja viimane kaotus oli tal Mario Bautista vastu, mis oli siuke nii ja naa split decisioni kaotus, pigem igav fight. Tema vastaan siis Ayman Zahabi on legendaarse treeneri Firas Zahabi vend. Firas Zahabi on siis mees, kes treenis George St. Pierre'd ja Rory McDonaldit näiteks. Ja nüüd tema vend siis Ayman Zahabi, 5 võitu järjest. Stiili poolest peaks see fight tulema kõva pautamine püsti. Kuidas ma näen, et Zahabi võidab, on see, et ta on väga täpne, nagu ta oma fightis olnud on, väga liikuv ja ta ei tundu olevat selline fighter, kes on väga jõuline, pigem siuke volüümi striker ehk viskab väga palju ja ise võib-olla nii palju pihta ei saa. Mina arvan, et selle fighti võidab Zahabi, aga ma väga loodan, et ma eksin, kuna raske on panustada Jose Aldo vastu. Mees on täielik legend ja ka minu üks suur lemmik. Arvangi, et Zahabi võidab otsusega ja hoiab oma head liikumist, on väga täpne ja lihtsalt selle volüümiga siis võtab Aldo ära. Aga ma kohe ütlen, et on 2 varianti, kuidas Aldo selle fighti võidab. Üks asi on see, et Zahabil on kaitses käed väga kõrgel, tähendab seda, et ta keha on vaba. Ja Aldo on lõpetanud seal mehi varemgi maksast ära, nagu näiteks Jeremy Stevensi. Seega see on esimene võimalus, kuidas Aldo võib võita. Ja teine võimalus on see, et Zahabi on väga raskelt esijala peal oma kaitsega, tähendab seda, et ta ei bloki väga kalfkikke ja low-kikke. Kui Aldo suudab tuua tagasi oma legendaarsed low-kickid, nagu ta tegi ka Uriah Faberi vastu, siis ta suudab selle fighti ära võtta. Nii et loodame, et ma eksin ja Aldo võidab, aga mina ütlen Ayman Zahabi otsusega. Järgmine fight on meie Valentina Shevchenko, kaitseb oma naiste flyweighti tiitlit Manon Fiorot vastu. Manon Fiorot on siis 12 võitu järjest, kaotas oma esimese pro-fighti ja siis 12 võitu jutti. Pigem selline täis talla peal väga füüsiliselt, väga tugev naine, karate taustaga püstivõitleja ja Valentina Shevchenko on muidugi ka väga-väga pika taiboksi taustaga püstivõitleja, kes on ka suutnud areneda MMA mõttes väga hästi ja viinud oma maasvõitlusega kõrgele tasemele, nii et paberil peaks tulema see jällegi väga põnev püstivõitluse lahing, aga ise arvan, et Valentina Shevchenko viib selle fighti maha või vähemalt proovib viia maha ja siis domineerida Manon Fiorot maas. Aga Manon Fiorot on näidanud fightides ka väga head maaluskaitset ja füüsiline tugevus on tal väga hea, nii et kas see tuleb kerge, ma arvan, pigem on Valentinal esimestes raundides raske maha viia, aga eks me näe. Mina arvan, et Valentina Shevchenko võidab selle fighti, kaitseb oma tiitlit ja mina ütlen, et tuleb lõpetus ja see tuleb 4. raundis. Peamatšis siis Belal, remember the name, Muhammad versus Jack Della Maddalena. Belali esimene tiitli kaitsmine võitis oma tiitli eelmise aastal Manchesteris Leon Edwardsi vastu, kus domineeris täielikult Leoni 5 raundi. Nagu ka Belal on öelnud varasemalt, siis tema unistuste fight on see, et domineerib 5 raundi, boksib nagu Canelo ja siis võidab otsused. Selle üle on kõvasti nalja tehtud, et isegi Belal oma unistuste fightis ei lõpeta vastaseid. Aga mis sa teed, kui mees on nii domineeriv ja teeb seda väga hästi, saab küll palju heiti selle eest, aga pigem tuleb vaadata asja teiselt poolt. Ei pruugi publikule võib-olla nii äge olla vaadata, aga kui keegi on nii domineeriv, siis mina kui asjahuviline spetsialist hindan seda väga. Tema vastaan siis Jack Della Maddalena, samuti väga huvitav karjääri algus oli tal, kaotas 2 fighti jutti ja peale seda on võitnud 17 fighti järjest. Tugev püstivõitleja, aga olnud pigem raskustes meestega, kes viivad ta maha või tugevad maadlejad.
Tegelikult pidi Belal üldsegi fightima Shavkat Rakhmanoviga, kuna Shavkat sai vigastada, siis anti Jack Dellale võimalus. Nii et kas Jack suudab oma võimalus ära kasutada? Ma pigem ei usu. Ainuk võimalus, kuidas ma näen, et Jack võidab on, kui ta lööb Belali nokki esimeses või teises raundis, mida pikemalt see fight läheb, seda raskem tal olema saab, kuna Belal ei väsi ja maadussurve on tal meeletu. Nii et ma usun, et Belal teeb oma unistuste fighti ja võidab otsusega jälle ning kaitseb oma tiitlit siis esimest korda. Ja siin see on. Need on minu UFC 315 ennustused. Ehk siis ütlen, et Ayman Zahabi võidab otsusega. Ma väga loodan, et ma eksin. Valentina Shevchenko kaitseb oma tiitlit ja võidab 4. raundi lõpetusega. Ja Belal võidab otsusega. Aitäh kõigile vaatamast. Jätke kommentaaridesse, mis teie arvate ja näeme juba järgmisel Asturi astroloogial.